Meie lähteülesandeks oli esile tuua ja raamistada seda äärmiselt väärikat piiskopi linnust, luua talle täiendavaid kasutusvõimalusi ja funktsioone ja samas, kuivõrd see on juba ajalooliselt väga pikas ajaloos palverändurite sihtkohaks ja ehitamisel oli parasjagu ka palverändurite uus maja, et sellega siis sobituda. Vastseliina piiskopi linnuse väliala oli võib-olla eriline ka sellepärast, et see oli see koht ise. See on väga suure väega koht ja selle projekti puhul meie jaoks oli kõige olulisem, et maastikuarhitektid olid suutnud vältida kõige suuremat ohtu ehk ülekujundamist. See lahendus, mis seal leiti, on äärmiselt tundlik, äärmiselt delikaatne, isegi mõnes mõttes võib-olla nähtamatu, aga see ongi sellise koha puhul ainuvõimalik. Hea maastikuarhitektuur antud juhul ongi see, et on näha, et on niisugune tunne, et ei olegi midagi eriti tehtud. Aga samal ajal näiteks teedevõrk peab olema loogiline, et kõik kohad oleksid nagu külastatavad ja samas me oleme andnud kõikidele säilinud varemetele oma kujundusega just niisuguse tähenduse, et kas ta on istumise tasapind, samal ajal markeerime ära, millise pindalaga ja kui paksud on olnud müürid, et niisugune skemaatiline lähenemine ja suunav, samas niisugune suunavad, et inimestel on siiski võimalik endale ka iseseisvalt selgeks teha, kui sul ka ei ole giidi, millega tegemist on ja mis siin on omal ajal olnud. Niisugune ajaloolise materjali tänapäevasel plaanil võrdlemine, et see tegelikult on ülimalt oluline siiski, et inimene tegelikult teab seda, mida ta näeb, eks ole, ja näeb seda, mida ta teab. Ja siis ongi, et tegelikult vaatad, et see sild peaks olema selle koha peal, lähed, näed, see on ju selle silla nurga element, see kivi. Et ennem käid sellest kivist mööda ja tundub, et need kive on siin nii palju, et siis nad hakkavad nagu sulle jutustama, et sulle ennast nagu kätte andma. See on väga suur abi ja väga suur inspiratsiooni allikas ja tegelikult ju ka väga palju järgi jäänud ei ole niisugust silmaga hoomatavat. Ja selles suhtes oli kõige erilisem koht seal see sama kabel, millele olid loodud maastikuarhitektuurselt nähtamatud seinad. Seal ei olnud ehitatud hoonet, aga seal olid loodud seinad helimaastikuga. See oli jälle niisugune väga tundlik, markeeritud ära ja see on see koht, kus siis kutsub külastajad peatuma, enda sisse vaatama. See kärsituse vähendamine, mis selles tekkis, see oli väga-väga eriline tunne. Iseenesest ristist peaks kõige rohkem rõhutama seda, et ta on siin ikkagi märgilise tähtsusega. Et see tema asetumine kabeli ühelt seinalt teisele ja seal ilma ühegi kinnituseta seismine aastasadu, see oli ikkagi seda väärt, et siia hakati palverännakuid korraldama. Ja seda tehti kuni Põhjasõjani, mil siis see kabel nagu varemeteks sai. Ja kui nüüd ehitati uus palverändurite maja, siis oli ilmselge, et selle ristil tuleb jällegi suur tähtsus. Päeval paistab läbi, ta on nagu ainult sellest metallist, aga sisemine pind on klaasist ja seal sees on valgusallikad ja siis ta annab niisuguse helenduse ja helendava risti mulje. Eestis on palju tööd teha, et olen rääkinud mitmete kolleegidega mujalt maailmast ja temad ütlevadki, et väga tihti on nad juba jõudnud sinnamaani, kus tuleb hakata ainult ümber linnades, just eriti ümber projekteerima, aga meil tegelikult ikka on tööpoolt ikka laiem ja mulle tundub, et järjest rohkem siiski hakatakse ka aru saama, mida tegema peaks ja mida see maastikuarhitektil pakkuda on.